Tere, Tula, sinu lemmik... Oota, mis see Andres ütleb? Sinu lemmik miinimaja investor, Tere, mina siin, teie lemmik ärimees. Sinu lemmik Sottoni... Mis ma olen siis? Sottoni töötleja. Midagi sellist. Jälle kuradi, ma praegu vaatan, et mu fucking rida on liiga kuradi ussi. Täielik ussi. Mul oli kuradi siin see. Vaatad, elektripost on seal. Selle koha peal seal. Ja nii. Ma sellele sisse ei tahtnud panna. Praegu mingi vihma ka saanud vist kuskil. Siin ma 2 forkapäeva on mul nagu tehtud, eks ole. Forka rohkem nüridamaks ei saa see töö minna. Ja sellepärast oli ka, et teed mul esimene päev. Tulin tööle, siis saadeti koju sellepärast, et seal aparatuuris oli mingi normaalne põleng ja kõik Sotton, mis tehases oli nii-öelda seal masinate sees, kõik võeti välja. Piip Sandra koristas seda, mingi 5 tundi koristas seda, neid toruse seal. Aga ma olen nüüd siin, täna rohkem vist rekkaid ei tule. Kõrve ma mõtlen, kas ma hakkan nüüd jaurama siin või mitte, üldse nagu ei näe pointi sellel. Sa ei näe seda. Aga minu silm ikka seletab, et see on... Ei ole rentniku kvaliteet, vaata, aga ma ei viitsi teada, enam-vähem normaalne. Sest tegelikult siin on see põhipoint, mis siin on see, et... Vaata, siin on nagu... No sa ei näe midagi. Igatahes ta on sellise künka peal, et ongi, kui vihma sajab, siis vihm läheb siia, vaata. Vihmavesi. Et siis et see Sotton nii-öelda jääks kuivaks. Sest siin on see, et vaata, kuhugi keegi millegi küsis ka, et ühe palli lõhkusin ära kunagi. Ma ühe palli siin kunagi lõhkusin ära. Ja siis küsiti, et mis sellest saab. Midagi ei saa. See moonbug'i, mis on, see võtab selle ülesse ja lihtsalt, et sellega on see, et kui see kile katki läheb ja Sotton märjaks saab, siis ta võib hakata kasvama. No need, siis seal on need seemned on sees, vaata. Et see on nagu jama. Ja siis kui need märjad seemned kuskile sinna seedpitti satuvad, siis on ka vist jama. Aga tegelikult selles suhtes savi. Ühe palli teed katki, siis on nii. See on natuke on märg. Ei, normaalne. Ei, mina ei jää kinni. Läheb hooga. Väljad! Ma olen nüüd oma positsioonile ja siis ma saan võtta kõik need küsimused ette nüüd, sest keegi küsis ka, et 16 juuni on täna. Kui mul meeles on öelda, mis see kuupäev on, sest nüüd ma tean, et sa vaatad video algust nüüd. Sest ma enamasti, kui ma filmin, siis ma ei tea, mis asi läheb kuhu. Seega mul on keeruline öelda sul, mis kuupäev on. Mul läheb endal meelest ära seda. Kus see auto tee läheb? Pime on välja siin. Praegu on 16 juuni. Ma tean seda, et 3 videot on ees, ehk siis sina näed seda juuli keskel või juuli alguses. Midagi taolist. Ma olen järje peal jälle, vaata. Ütlesin küll, et ei tea, kas tuleb neid videosi või mitte, aga ne vaata, täitsa järje peal olen. Nii et praegu on juba 16 juuni. Praegult oled umbes 3 nädalat maas päris elust nii-öelda. Sest siin on see, et ühe korra ütlesin, et see plats siin läheb umbes täpselt 3 korda täis. Meil nüüd oli just safety meeting ja öeldi, et 1/3 on tehtud. Mingi 5 päeva tagasi või? No ütleme, 10. juunil oli 1/3 nii-öelda tehtud. Selles suhtes ikka läheb aega siin veel. Öeldi, et septembrini. Aga kurat raisk. Ei taha siin kauem olla ka. Ma enam vaatab. Siis mul saab 2. aasta viisa saab läbi ja siis tõenäoliselt ongi head aega. 3. aastat vist ei tee raisk. Võrd ei näe midagi. Kurrad jälle klaasid setad, et kuidas inimesed teevad, ma ei saa aru. Endal ei ole ebamugav, ei näe midagi. Peeglid ka ei tööta.
sõidan sisse kellegile või? Taga peaks ka mingi tuli olema, ei ole või? Sorry, täitsa pime. Niimoodi, näre. Siis ma panen enda volkivan tööle. Türütüt. Ja nüüd kui keegi tuleb sealt, siis mina olen valmis. Mul korrat kella ei võtnud kaasa, mis kell on. Jah, täna on 16. juuni. Veel oligi see, et siis kui see Shenzhen põlema läks, no seal oli ikka täitsa põleng. Seal on nii-öelda 6 masinat seal põhimõtteliselt on. Ja kõik need 6 näitasid seda sädemeandurit, ehk siis oli täitsa nagu jama. Ja. Siis oligi see, läksin koju võtta, piibul oli ka vaba päev. Ja siis sai õlut joodud ja pohmakaga forkas olla ei ole üldse hea mõte. See juba on nirutöö. Ja kui sul on veel pohmakas, ma ei kurat, ikka surin seal, sellepärast ma ei teinud, mitte ühtegi klippi ei teinud. Oleks saanud teha, aga mul mõned asjad juhtusid sellega, kui ma tundsin, et ma ei saa risk. Mul oli nii paha olla. Ja mitte nii paha olla, aga paha oli olla. Nii, vaatan need küsimused ette, pole päris ammu. Vaadanud neid. No kus te mul olete nüüd? Nii, millele ma pole vastanud? Millal Eestisse tagasi? No seda ma ütlesin, et ma suure tõenäosusega jõuluks koju. Suure tõenäosusega. Teine aasta saab, mis oli 6. detsember või mingi 16. detsember. Midagi sellist saab see teise aasta viisa läbi. Ja ma 3. ei tee praegult. Või ma ei tea, kas ma üldse teen kunagi. Sest ma olen selle kogemuse siin juba kätte saanud. Tahaks koju emme juurde. Ja siin on ka nüüd see küsimus, et kui ma Eestisse tagasi tulen, et mis ametit ma seal tegema hakkan. Ega ei teagi. Selles suhtes on päris pull. Mul on 3. Igatahes, mul on pakutud Eestis ka põkamehe tööd. Väga normaalne. Ei teagi, kurat, äkki olengi nüüd elu lõpuni, kui põka peale ongi kõike. Seda ei tea, jah. Mingi 5-6 võimalust on ikka, mida ma tegema hakkan, aga mida ma päriselt tegema hakkan, ega seda ma ei teagi, sest see on nii kaugu tulevik, küll jõuab. Elame päev korraga, ne? Teeme need asjad ära täna, mis teha. Teeme täna need asjad ära, mis teha annab ja siis läheme eluga edasi. Aga ma ei tea, mis ma eks tegema hakkan. Hakkan see... Mis need Kalevipojad, kui nad tulevad Soomest Eesti, mis nad teevad, siis läheb peole või? Pittu ei viitsi minna. Lähevad bordelli või? Ei tea, jah. Kui palju ma suhtlen teiste eestlastega siin Austraalias, nii palju kui siin tööl on. Kas ma eraldi nagu ei suhtle? Mul nagu... Vaata, kui sa oled siin Austraalias pikemalt olnud, siis võib-olla tekib see igatus, et tahaks eesti keelt kuulda. Aga ma kurat kuulen seda piipu iga hommiku. Ja Sandarat ka. Nad nagu räägivad eesti keeles. Mul selle eesti keele puudus küll ei ole. Ma teen vanematega teen videokõnesi, sõpradega videokõnesi. Perega, vennaga. Et selles suhtes mul... Ma olen siuke... Ma enda seda sõprusringkonda ei taha nagu liiga suureks ajada. Ei näe nagu pointi sellel. Mis see annab mulle, kui mul liiga palju sõpru on. Siis see sõprussuhe ei ole nagu nii hea, mina näen seda. Et kui on siuke kompaktne, siis on siuke nagu natuke parem minu arust. Kui palju raha peaksin nädalaga teenima, et tunneksin, et farmi töö tasub ära? No, ma ei tea, kas sa mõtled nüüd siin Austraalias või Eestis. Eelmises videos sa tead, et ma saan mingi $8,000, €5,000. Et ütleme, umbes täpselt 1500 läheb kuus. Ma ei ole neid numbrid kokku pannud siin. Aga ma arvan, et umbes 1000-1500 läheb nii, kui see kuskil ei reisi ega midagi ei tee. Kui ära ei tasuks mul see siin, siis ma ei oleks siin. Hea tegevus ka ei viitsi teha.
Ossa poiss, nüüd on jälle väga pikk küsimus. Küsimused siin, kas mul naine on? Ja sügavamaks tees, mis Aussi dating kultuurist arvan? Siin Ausis datimine, ütlen ausalt, mul oli see nii-öelda, no natuke oli ego pihta ka. Natuke oli, ehk siis vaata, Tinderid ja need Bumble'id ja kõik need. Eestis ikka natuke tuntud nägu, vaata, siis natuke lihtsam. Siin Ausis on kuradi lambi subi noku, siis, aga siin need Ausis väga kuradi seal Tinderis, kui ma swipe'isin, kõik nagu kuradi lohakad. Ma ei viitsi tegeleda sellega. Tinderis on juba igat pidi kõik laiali, siis no mis asja, ma kuradi vanamoodne juba või. Nagu ma lihtsalt seda slam-bam, thank you ma'am, seda ei viitsi nagu teha enam. Aidab küll, nooruspõllus tehtud küll lollusi. Aga siin jah, ma nagu ei ole väga keskendunud üldse nagu mingi naistele, ma elan elu lihtsalt. Ma lihtsalt elan elu, jah. Kui tuleb, siis tuleb, ja kui tule, siis ei tule, ja on kõik. Ja lihtne niimoodi elada. Kas päriselt on Ausis parem elu kui Eestis? Kas siis päriselt on ka Ausis parem elu? Ütleme niimoodi, ega mina ei ole seda nii-öelda keskmise inimese elu siin elanud. Ma olen ikka see Mart olnud siin, et ma farmides on ja. Farmides, kui sa niimoodi tahad elada, siis on parem elu. Sest siis sa saad raha päris kõvasti kõrvale panna. Kui sa nüüd linnas elad, sest seal sa ei tee 12-tunniseid päevi ja seal sa ei saa nagu nii palju raha, eks ole, nii. Siis ma arvan, et siis on see elu kvaliteet ikka suht sarnane Eesti omale. Et kui sa linnas elad. Aga no vaata, see ongi nagu võrdlus, et Eestis, kui sa oled seal põllamees, siis ka persse see. Siis ma küsisin ühelt, et palju need põllamehed saavad. Ega nad ei saa nagu sellist elu elada, nagu mina näiteks siin elan põllamehena. Ilge põllamees muidugi olen, aga no natuke ikka. Selles suhtes ma mõtlen, et kui mina oleks Austraalias üles kasvanud ja oleks noor tatt, siis, või siis kui ma oleks isa ja mul oleks noor tatt, siis ma ütleks, et sina oled nüüd 2-3 aastaks lähed sina farmi, teenid raha, elad elu, et selles suhtes siin on see võimalus olemas, et saad nii-öelda nagu see, et näiteks kas või mingi korteri sissemakse või midagi sellist, või siis nagu investeeringute algus, kui sul ei ole nagu justkui nagu pere poolt või nagu sul ei ole mingit pärandust või justkui midagi, sest siin sa saad seda nagu tekitada väga lihtsasti tegelikult. Lähed lihtsalt 1000 kilomeetrit keskmaa poole ja oled seal ja 2 aastat, 3 aastat, kui sa oma raha targalt kasutad 2-3 aastaga, ma arvan, et sa saad päris hea vundamendi endale ehitada. Eestis näiteks ei saa. Selles suhtes ma ütlen, et on parem elu, aga muidu suures pildis, ega siin ka kõik vinguvad. Et poes on kõik kallis ja kõik, kes ma mõtlen, et nagu ei ole ju. Mine Eestisse, saa Eesti palka ja siis mine poodi. Samad hinnad on poes. Vaata, palju sa siin palka saad. Ja selles suhtes mina näen, et siin elukvaliteet natukene on parem. Pigem on siin natuke parem. Aga ma ei saa seda nii-öelda seda päris elu siis öelda sulle, sest ma ei ole linnas elanud ja ei taha elada ka siin mitte. Sest siin on jah see päris paljud need kohalikud. Ega nii siin põlla vahel oled, ega sul ei olegi midagi teha, siis enamus ikka panevad oma raha sinna hobuste peale ja gamblivad ikka normaalselt, ikka väga normaalselt. Kõik vaba raha läheb põhimõtteliselt nagu gamblimise peale. See on ikka päris haigus siin. No see ongi see, et sa oled põlla vahel, mis sa teed siis? Eks igale pool on, et tegelikult mina näen, et nagu vahet ei ole, kus sa oled. Sinu see mõtteviisist oleneb see, et kui lõbus sul endal on. Mul on väga lõbus siin. Aga kui ma oleks nüri mõtlemisega, siis mul ei oleks siin ka lõbus, ma arvan. Vahet ei ole, kus ma oleks. Seega ma arvan seda, et see mõtteviisi küsimus on see. Aga siin on lihtsam nii-öelda nagu elu alustada. Ütleme niimoodi. Palju neid ussämblikke olen näinud. Üle-eelmine video vist. Siis kui ma Kullakal käisin korraks. No see oli esimest korda, kus ma nägin sellist ussi, kus ma mõtlesin nagu mine perse, tee peal keskel, vaata. Siin farmis tegelikult ei ole neid usse nii palju. Ämblikke ma pole ka näinud.
ei taha näha ka. No siuksed mingi väikseid on, aga see, kus on näitud, palju jääd siuke poiss on ja siukseid ämblikke ma pole nagu näinud. Ei taha näha ka. Aga nad on siin kuskil. Ma kindlasti olen kuskilt lähedalt mööda läinud kellegilt. Kindlasti. Aga nemad ka kardavad ja. Võt, väga hea küsimus. Millal kaameraga ehk iseendaga rääkimine mugavaks muutus? Ja miks 2-rattalisega Austis ei sõida? 2-rattalisega ei sõida sellepärast, et sellega on nagu see, et ma ei ole siin ühe koha peal. Ja väga keeruline on ju. See, et kui ma näiteks nüüd lähen, olengi 3 kuud siin, siis lähen kuskile sinna, kus ma siis, mul on auto ja modiga, ma olen mõelnud küll siin osta, aga nagu siis, kui ma vaatan siin teede peale, palju neid känguruusi on, siis ma ütlen, et ma ei taha osta siin seda. Öösel kindlasti ei sõidaks. Aga mõnusad teed on nagu väga küldi. Siin on juba nagu lahe. Teistsugune elu, vaata. Eestis, kui on see üksluine elu sul on ja, siis tahaks midagi, justkui põnevat on ja. Modiga ka sõita vahepeal. Aga siin on niisama juba põnev. Iseendaga rääkimine. No kui sa vaatad mu esimese videos ja ma kunagi tegin ka mingi, no ma olin tegelikult ma olen introvertne inimene. Ainult endaga meeldib suhelda. Et ma tegelikult, millal see mugavaks muutus? See tuli, ega ta niimoodi mingi nipsuma sulle öelda ei oska, millal see mugavaks muutus. See oli pigem siuke järk-järgult järjest tuli. 4-5 aastat tagasi. Siis kui mul muutus see savine, vahet ei ole, korter. Kui tuli see tunne sisse mulle, et mul on täiesti savi, mida teised inimesed minust mõtlevad, siis läks nagu normaalseks. Aga alguses ma ikka pelgasin. Väga pelgasin. Liiga palju pelgasin. Enam ei pelga. Sest mõtlesin kogu aeg, et mida teised inimesed arvavad. Näeme seda arvavad siis. Vahet ei ole, mida ma teen. Nii keegi arvab, et ma munn. Keegi arvab kindlasti, et ma munn. Ja no siis on nii. Ja see ongi see. Siimadi tuligi. Räägi, kuidas Austraalias karistatakse. Tööl siin tegelikult ju, sa oled kuningas oled siin tööl ikka. Sa pead ikka midagi väga persse keerama, et sind lahti lastakse. Ei, tegelikult ei lasta lahti ka. Lihtsalt antakse sulle mingi sitt töö, et sa läheksid ise ära. Või siis ei anta tööd või sa pead, no ikka pead midagi valetama või noh, kuskile tööle tuled ja ütled, et ma olen kõikide traktoritega sõitnud ja olen kõiki töid teinud on ja siis tuled tööle ja siis tegelikult tuleb välja, et sa pole midagi teinud on ja et sa ei saa mitte mõhku keeru on ja no siis on jama vaata. Aga kui sa oled siuke asjalik inimene, saad asjadest aru, siis on savine. Palju lõhkusin ära, halb ikka, aga ütleme, et kui iga päev nüüd ühe pallil lõhuks ära vaata, siis lihtsalt selle loaderi peale mind ei panta ja pannakse mingi muud tööd tegema lihtsalt. Pigem on siin nii, ma arvan. Ja vaata see oli 3. nädal, kui ma siin Austraalias olin. Traktoriga sõitsin kraavi ja aga siis mina süüdi ei olnud. Siis oli supervisor süüdi. Et tegelikult siin on siukest karistust pigem nagu ei ole siin. See on ikka kuradi heaoluriik siin. Ega safety ja. Aga praegu ongi läbi siis need küsimused. Võite veel mulle andana. Mulle meeldib jutustada küll. Sest eile mul kuidagi energia oli nullis. Täna mul on täitsa hea olla. Täna ma võiks veel rääkida, aga sest mul ma arvan, et nüüd on, mis kell on. Teised inimesed pole veel tööle tulnud. Ma tunniga tegin oma töö ära, mis ma tegema pidin ja nüüd ongi kõik niimoodi siin sipsti. Ja nagu siin on. Katke vaata. Ega sellega ei ole midagi, see muun pagi lihtsalt võtab selle ülesse. Siis ta midagi jätab ikka siia maha. Ja siis käsitsi korjatakse ka veits. Selles suhtes Sottonit raisku ei lähe. Aga siin mul ongi. Sõidan siin ringi. Vaatan. Koton on väga tulevatlik. Vaatan, et midagi põleks. Sest koton tegelikult põleb niimoodi, et ta hakkab suitsema lihtsalt. Tal siukest leeki üles ei tule. Aga värad vaadagi. Vaatan kõik platsi üle. Siis ma selle venna kes nii-öelda teises vahetuses loaderi peal on. Küsisin, mida sa teed siin öösel? Ütlesin, iga 2 tunni tagant sõidan. Vaatab üle. Et kas põleb või põle? Et kas on suitsu seal tuld?
suitsu ei ole, siis tahab jälle rahus magada. Ma vaatan üle praegu. Teen oma putka siin soojaks ka. Muidu siin pimedas ja ta ei näe, kas on suitsu või mitte, siis peab üle vaatama. Peab nuusutama. Laura käib siin neid palju nuusutamas ka. Ja seal Sotoni põlemise, ma ei ole vist tundnud seda lõhna. Aga tal on mingi selline spetsiifiline lõhn, kui ta nagu põleb. Suitsu ei ole. Vatsaan. Ma panen jooksutossud jalga ja lähme vaatame, mis see värk on. Üldse ei viitsi minna, aga noh, pole ammu jooksnud. Millal ma kurat viimati jooksin? Ära vingu selle, kui juba tulen kohene. No suslik. Vaata, mis mul jalas on. Mis see tähendab? Jookasid. Sa ka ei taha jooksma minna või? Või tahad või? Noh. Ära tõmble. Ja juba teab, et... Padi. Kord peab majas olema. Pandi. Ja no ma ei pane sulle ennem. Sitt. Saad aru või? Pandi. Ei, no ma ei tee sulle, ma ei lähe sinuga. Sitt. Ma ei tee midagi sulle, noh. Hakka tõmblema siin. Rahulikult tahame. Kuulad siia. Noh, tubli. No ei tee midagi, noh. Kaua me oleme siin, noh? Istu, kurat. No ei tee midagi, noh. Sitt. No ei tee midagi, noh. Tõstad perse üles, ma ei tee mitte midagi sinuga. Kaua tõmbles, ma lähen üksinda jooksma. Sitt! Saad aru või? Saad aru või? Täitsa persse see. Tubli oled, noh. Väga hea, väga hea. Selle sain võetud. Pandi. Ja hopp. Ai, korrad väga hea. Hästi hüppab. Pane see jalka tuppa nüüd. Mida sa närid sellest? On hea või? Katki tead, siis ei saa ju sinuga minna jooksma. Kuradi hommikul ajad kettasse mind. Pandi! Mis kuradi kombed need on? Kus sa need saanud oled? Mina olen küll rahulik inimene. Noh, valmis, Millal ma viimati jooksin? 12 mai jooksin, mis täna on? 20 juuni. Jesus. Seega ta on siuke noor täkk veel. Aga see töötab päris hästi. Muidu oli see, panin selle rihma talle sinna trakside külge. Siis sellest tõmbamisest ei olnud nagu üldse abi. Aga nüüd ma panin selle kaelarihma külge ka. Sest nüüd ta tunnetab seda, kui ma tõmban teda. Natuke eemale läheb. Teen väikse jõnksu, näitan, kes peab peremees olema. Kes on peremees, mitte peab. Noh, võt. Jah, ta saab aru. Hakkab jälle minema. Väikse jõnksu. Siis on see, et teda peab ikka õpetama. Ta peab aru saama seda, et minu tempos püsida. Natuke võid eespool olla. Aga peab aru saama, et peremehe tempo järgi käib see elu. Piip ja Sandra ka teda õpetavad, kui nad jalutamas käivad. Aga väga palju varem võrreldes sellega, kui ma käisin 10. millal ma käisin 10. susi. Peremehe kõrval oled, saad aru? Seda on jah, me päris pikalt ei käinud temaga jalutamas ja jooksmas, sest kui me öövahetusse läksime, siis ta ikka muutus rahutuks. Hakkasin võriti rohkem aukuma ja pättust tegema ja see on küll ilus. Valisin ikka mõnusa päeva, millal joosta. Siin Austraalias ei ole nagu niimoodi, et kui vihma sajab, et siis metsas oleks justkui siuke värske lõhn. Ei ole seda. Eestis, kui vihma sajab, on väga mõnus värske lõhn. Siin nagu üks kõrge. Roheline nagu on. Vihma nagu sadas.
Ikka on kord kõrbe. Pandi, vaata kui ilus päike. Nägid jah? Vaatasid küll jah? Tule siit nüüd. Vaata kui ilus. Hommikune päike. Ilgelt tehan peale õhtu vahetust jooksma tulla. See on riisk. Väga ilus. Eri näe mida. Kuule, lusi talle. Live ka või? Ootu nüüd peremees ära torma. Pandi, sina ütled nüüd meile, kas meile teeme 5-pildise või 3-poolese. Nii, sina ütled, kummale poole me siit nüüd lähme. Paremale või vasakule. Sina näitad. No paneks piska siis. No kummale poole lähme? No teeb mis 3 pool. Sa lähme. Vaata, kes sul siin on. Vaata, kes see on? Pruusakas sul siin. Söö ära. Vaata, mis see on. Vaata, mis see on. Söö ära siin. Vaata. Ma ikka kuradi peab kurustama sinuga. Ma tegin ta kaelarihma. Kaelarihma tegin sul katki. Mingi teine inimene tuleb tee peale või mingi koer või midagi, siis ta ikka läheb hulluks. Siis ma ikka tõmbasin teda. Aga peab mingi tummise pilli sul ostma, siis peab sakutama. Siis ei saa aru, mida. Noor kokke. Sõnadega ei saa aru, siis peab kurat jõuga. Aga ma arvan, et seal ei ole midagi veel. Kuule, sul läheb sinna tunni ka. Kuradi lõbus loom oled ka vahepeal on närvi ka ikka raisk. Mine jaa veel, ne? Läks kurku või? Pane veel üks sõõm, ne? Nüüd saab sealt juua või? Miks see vahutab sul seal? Tohiks vahutada, jah? Lihtsalt. Aga peale ööd. Kes semivärk raisk. See jooksmine. Mis see kuradi siin on? Sina maadad sellega sinna. Kuule, ma magama nüüd. Ära te kõrd, sa kardad mind juba. Ära karda mind. Kuuled, ma sõber olen, aga ma kasvatan lihtsalt. Ära karda mind. See nagu, natuke nagu kardad mind tõesti. Ja ma natuke vist pead kartma ka. Ära liiga palju karda. Aga natuke karda ikka. Siis ma saan kasvatada sind. Liiga pehmaks ei saa minna. Semuled ikkagi, nii. Kuuled, semuled. Aga kui jooksma lähme ja tõmblema hakkad, siis ma tõmban. Kõrdi lõuk ka tilgub nagu kõrdi, me ei tea, mis asi. Trenn on tehtud, nüüd peab proteiini saama. Palju sul on siin proteiini? Koera toidus pidi päris palju proteiini olema. 30% proteiini. Mis ütleb mulle? Midagi ütle. Ei ole. Täna lõpp tihe õhtu. 3 rekkat vist saan. Võib-olla isegi 4. Võib-olla hommikul ka keegi veel. Praegu üks vennas ootab seal. Kord 57 on. Ma ei peaks tööd alustama veel. Siis tegelikult ma öösel annan siia Feederbase'i. Annan ka tegelikult pause, kui ma loodari peal olen. Seal ma pean prillidega olema. Seal ma kaameraga ei saa vist olla. Kuigi tegelikult ma ei tea. Siis seal eelmises vormis. Talle ka alguses see mõte väga ei meeldinud, aga pärast hakkas ise mulle andma neid asju, mida näidata sulle. Kus sa oled seal? Ega need rekkamehed tegelikult teavad, et meil see 7-7 käib siin. Mina panen kõigepealt telefoni taadima. Muusika põhja. Panen midagi tugevamat või? Loomulikult. Kus oled?
fit about 11 in this row. Yeah, good. Okay, now I've got to find 318. I've got to go there. Yeah. Kuna siin päeval ei ole üldse nii-öelda nagu soe enam, siis see asi ei kuiva siin ära, ega mul loaderi ka. Yeah, 11 went into 301. The last one to 318. Yeah, 318. The other 7 went into 318. Good, thank you. Thank you. Good night. Come again. I'll see you tomorrow. No ma ei saanud midagi teha, noh. Vingerdas. Ma pidin gaasi põhja panema, mõtlesin, ma jään kinni muidu. Vaata, siin on, see küngas on siis põhimõtteliselt selle koha peal, kus on see pall on ja. Aga vaata, kui kaugemale paned. Kuradi fokus. Täitsa singa-vonga, vaata. Ma panin siin ühe palli tugevalt siia niimoodi. Vaata niimoodi, see vaatab täitsa välja, vaata. Nüüd hakkan selle järgi enam vähem joonde panema. Künka veel, vaata. Just. Selle pärast ongi, et kui vihma sajab, siis vesi läheb nagu madalamasse kohta, eks ole. Seda on ka päris palju küsitud. Nagu muusika, mingi playlist. Meil ei ole sul anda midagi. Sest mul on seal Spotify's on need asjad, mida see Spotify mul ise teeb. Drum and bassi eest, country eest, estonski eest ja rohkem jällegi mingi rocki eest, hard bassi eest. Eile me panime ühe ukse sinna. Eile mul oli tööd. Täna tuleb välja, et täna on ka tööd. Või jah. See ei ole töö tegelikult. No on, aga nagu ei ole käime. Assistant manager või? Õpib manageriks. Küsisin ta käest, et kus see Sotton edasi läheb siis. Siis ta ütles, et siit me oleme Mores. Siit ta läheb Narrabrisse. Narrabrist läheb, seal on ka mingi ISO ladu, suur ladu. Ja sealt läheb Sydneysse rongiga. Siit läheb siis rekkaga Narrabrisse. Narrabrist rongiga Sydneysse ja Sydneyst ta ütles, et läheb siis see Sotton läheb Jaapan. Jaapan ostab väga palju ja Vietnam on need 2 põhikohta. Kuhu läheb? Kuskile oli veel vist. Jaapani või Vietnam ja ma ei tea, kas see Hindi ka. Ütles, et Hiina enam nii palju ei osta. Miks see Austraalia kott on nagu pubil? Räägime eesti keeles. Väga hea on, sellepärast, et sellel on hästi väike niiskus sees. Sest kui me seda siin
kasvatame, eks ole, ise ka kasvatanud, võtta siin mõne hektari, siis siin on see kliima on ideaalne sottoni kasvatamiseks, et ongi nii kuiv on ja siis sa saad seda niiskust kontrollida. Kui sa kuskil kasvataksid, kus sajab vihma, aga on ka kuum, sest kottonil on vaja hästi kuuma ilma, siis on ikkagi jama, sellepärast, et see sotton saab seda vihma siis nagu nii palju, et siin ongi see hästi kontrollitud. Ta ütlesidki, et Austraalia ja nende põhikonkurent on siis Brasiilia, ma sain aru, sest loogiline on, et nad on selle sama laiuskraadi peal, et Austraalia ja Brasiilia kotton on kõige parem. Ta ütlesid, et mis see erinevus on see, et värv on puhas. Valge. Mitte. Valge loomulik, valge nagu siid. Päris blank. Valge, mitte. Ma saan aru. Ja siis ta ütles, et see niidi tugevus ja kõik see, et ongi sa saad siin, kui sa siin Austraalias kasvatad seda, siis sa saad seda kontrollida. Muidu sa ei saa seda kontrollida, kui sul ongi see taivas sajab vihma kogu aeg. Kanadas vist kasvatatakse veel ja igal pool kasvatatakse. Aga ongi see kvaliteedi vahe nii-öelda. Siis ta ütles, et Austraalia väga suur miinus on see, et me oleme persaugus. Ja siit nagu see transport on see, mis maksab. Aga kuna see on nii kvaliteetne sotton, siis ikka ostetakse. Nüüd ongi need pakid, mida me seal Forkaga tõstame, need lähevadki nüüd Austraaliast minema. Ja on kõik. Siia nad enam tagasi ei tule. Päris äge tegelikult. Mõelda, et ma olen selle protsessi kõik nagu läbi teinud siin. Üks küsimus oli, Instagramid oli, et see on ka see, et küsimus järgmiseks videoks. No ütleme niimoodi. Ta kirjutas, täna on mis päev? Täna on kolmapäev. Teisipäeval ütleme niimoodi, et sa mulle kirjutad, siis selle nädala video on kohe kindlasti juba valmis. Küsid, mis tarkvara sa video monteerimiseks kasutad? Ma kasutasin kõige algusaegadel, kasutasin seda, kuna mul on Mac, ma kasutasin, mis see Movie Maker, igatahes see tasutav versioon, mis sellel MacBookil on, seda kasutasin. Ja siis ma tahtsin natuke rohkem asju teha, natuke lihtsamaks endale teha, siis mul on see Final Cut Pro. Miks ma selle võtsin? Põhjus väga lihtne, sest seal on see iMovie'ga, iMovie vist oli. Sellega on nii-öelda nagu väga sarnane, ehk siis mul olid nagu enamus need komandid, mis mul näppude vahel on, need olid nagu samad, et siis mul oli lihtne ümber harjuda, ma ei pidanudki ümber harjuma. Ja sellel oli ka ühekordne makse, ma ei mäleta, mis ma maksin, mingi 50-100 eurot või ühekordne makse, ehk siis normaalne. Tore sotton! Vettu, siin on ka see jääb külge. Kuradi sott on siin kuradi kile vahel on. Anna ka
tagasi . mine tuppa noh . panid sitta või ? mine perse . peeretad või ? miks sa haised või ? mina astun sita sisse või ? ei astunud . lihtsalt panid peeru või ? ise jumala kuradi õnnelik või ?